riigikontrolör. Edgar Kaskla, tema abikaasa. Väga meeldiv. Tervist. Ja kohtusime siin samas. Just. Eesti peaminister. Tere, Edgar Kaskla, tema abikaasa. Kadri Agarmaa, tervist. Mis aeg läheb? Mihkel on nüüd järjekord. Mihkel on näha. Juhan ka siin, et siin. Tervist, aga president. Väga meeldiv. Ja siis ma tutvustaks tütretütart. Tere, Linda Kaskla. Väga meeldiv. Ja tema abikaasat. Edgar Kaskla, tere, väga Ja meeldiv. siis veel sugu aseesindaja. Väga meeldiv. Austatud Karl Soonpää tütretütar ja perekonna esindajad, lugupeetud vabariigi president, head kolleegid ja sõbrad. Täna mälestame siin Elva kalmistul sõjaeelset Eesti Vabariigi riigikontrolöri, ministrit ja Riigikogu liiget Karl Johannes Soonpääd, kes hukkus 80 aastat tagasi aastal 1944 Nõukogude parašütistide käe läbi. Siinkandis oli sel ajal suurem rahvakogunemine. 14. juulil 1944 aastal korraldati siin Sultsitalus kokkutulek, kuhu kutsuti 1941. aasta juuniööde põgenikud. Mehed, naised ja lapsed, kes olid küüditamise eest tollal pakku läinud ja pääsenud. Laiali mindi alles hilisõhtul, vaid paar meest koos Karl Soonpääga olid veel lõkkeplatsi äärde Eestit ees ootava tuleviku üle arutama jäänud. Karl Soonpää abikaasa Antonia tõi aga ootamatult meestele ärevaid uudiseid. Ta oli läheduses kohanud Nõukogude parašütiste, kes hiilisid metsa poole end varjama. Kuigi lõkkeplatsi ääres istunud 3 mehe peale oli vaid üks tulirelv, oli viha vaenlase suhtes sedavõrd suur, et neid omal käel otsima minnes alahinnati ohtu ja ülehinnati oma jõudu. Kohtumine Nõukogude parašütistidega lõppes Karl Soonpääle ja tema sõbrast talumehele Herman Tikkopile traagiliselt. Nad said surma. Nende kolmas kaaslane, Soonpää onupoeg Osvald Kukk, sai kergemalt haavata. Kui Herman Tikkop suri kohe, siis raskelt haavatud Karl Soonpääd püüti viia veoautol Tartusse Maarja mõisa haiglasse. Kuid sinna ta ei jõudnud ja ta suri Elvas veoautos abikaasa ja tütre silme all. Karl Soonpää matus oli mõned päevad hiljem riiklike auavaldustega. Muu hulgas lausus pikema järelhüüde professor Jüri Uluots, kes ütles järgmist. Seisame raske kaotuse ees ja see kaotus on raske kogu Eesti rahvale. Vähe on meil olnud inimesi, kes on meil omariikluse ajal püsinud kõrgel ametikohal, poliitiliste tuulte käes nii pikka aega nagu Karl Soonpää. Ta oli neid mehi, kes oma töös rakendas kõiki neid andeid, mis loodus talle kaasa andnud. Meie rahvas saab püsida ainult siis, kui meil on palju inimesi, kes on idealistid ja usuvad ka sellesse, mis pole käega katsutav. Kadunu püüdis elu kujundada ja rajada kõiges tema täiuses. Olgu meile lootuseks, et Jumal Eesti rahvast õnnistab ja laseb ka edaspidi võrsuda selliseid mehi. Sulle, endisele ministrile ja riigikontrolörile soovivad rahulikku und kaaslased Eesti Vabariigi ajast. Ka toona juba raskelt haige olnud Jüri Uluotsale jäi see üheks viimaseks esinemiseks avalikkuse ees. Kui Karl Soonpää oli riigikontrolör 11 aastat, kõige kauem Eesti ajaloos, siis enne seda oli ta saanud kogemuse ka nii-öelda teiselt poolelt. Aru saama, kuidas käib töö valitsuses ja Riigikogus. Ta oli töö- ja hoolekandeminister Jaan Tõnissoni valitsuses ning põllutööminister August Rei valitsuses. Samuti oli ta 3., 4. ja 5. Riigikogu koosseisu liige. Eesti üliõpilaste seltsi
kuulus Karl Soompää, toonase nimega Soonberg, 1914. aastast. Vilistlaskogus oli ta 1930. aastast. Karl Soompää oli Vabadusristi kavaler. Ta oli vapralt võidelnud Vabadussõjas. Eesti Üliõpilaste Seltsi liputoimkond on ka täna oma kaasvilistlast austamas. Karl Soompää on Eesti ajalukku jätnud jälje mitte ainult oma tööga riigikontrolöri ja ministriametis. Nimelt Karl Soompää pidas ajavahemikul 13. septembrist 1939 kuni 22. juunini 1940 päevikut, kuhu ta täheldas üles valitsuse istungitel räägitut ja muid tähelepanekuid Eesti elu kohta. Päevikuga savade kaante vahel on ka Soompää märkmed Vabadussõja kohta. Karl Soompää päevik säilis siia jäänud sugulaste käes eravalduses ja on oluline ajalooallikas nendest aegadest, mis määrasid paljuski toona Eesti edasise saatuse. See päevik on nüüd kättesaadav nii allikapublikatsioonina Ajakirjanduse Akadeemia kui ka Riigikontrolli eestvõttel hiljem välja antud põhjalikus raamatus Faatum Eesti tee hävingule 1939 kuni 1940. Seda koos kommentaaride ja illustratsioonidega. Mis puutub Karl Soompää perekonda, siis pärast pereisa hukkumist põgenes tema abikaasa Antonia koos 3 lapsega, 2 tütre ja pojaga Eestist ja jõudis lõpuks Ameerika Ühendriikidesse. Mul on hea meel läkitada täna perekonna esindajate kaudu edasi parimad soovid Ameerika Ühendriikidesse, seal elavatele Karl Soompää tütardele, Helvi-Maie Lipandile ja Heljo Laine Alarile. Nende vend Henn on küll kahjuks meie hulgast lahkunud, kuid mõlemad Karl Soompää tütred, üks vanuses 99 aastat ja teine vanuses 95, on oma emalt pärinud ka erakordse elujõu. Antonia Soompää, kes suri Ameerikas aastal 2006 ja kelle tuhk on maetud siia oma abikaasa Karli kõrvale, elas 107 aastaseks, olles sel hetkel ilmselt vanim elus olev eestlane. Kuigi me oleme täna siin Elva kalmistul, et mälestada riigikontrolör Karl Soompääd ja tema abikaasa Antonia Soompääd, on meie mõtted koos ka nende Eesti Vabariigi riigikontrolöridega, kes olid selles ametis enne teda. Kui Karl Soompää suhtes oli saatus lahke vähemalt ühes asjas, ta puhkab siin, kodumaa mullas, siis tema eelkäijate suhtes oli saatus eriti karm. Riigikontrolöre Aleksander Oinast, Kaarel Eenparu ja Johannes Friedrich Zimmermanni pole meil paraku võimalik nendes viimses puhkepaisagas austada. Sest nende hauad on teada vaid vangilaagri täpsusega, kus nad hukkusid kuskil Venemaal olev Ussolja laager Permi oblastis, Vjatka vangilaager Kirovi oblastis, Sverdlovski vangla. Riigikontrolli poolt paneme nüüd kolleegidega mälestuseks pärja Karl Soompää ja Antonia Soompää hauale ja mõtleme kõigi nende peale, kes on kaotanud oma elu võõra võimu kurja käe läbi. Austatud president, külalised, aukülalised, sõbrad, tuttavad, võõrad. Ma tänan teid kõiki, et vanaisa mälestate. Muidugi ma vanaisa ei kohtanud kunagi, ei tundnud teda, aga
ema, vanaema, tädi jutud olid ikka ausus tema peale. Ei oska rääkida, kuidas nemad siin olid 80 aastat tagasi. Ma võin praegu lihtsalt enda kohta öelda, et vanaema on ikka meil väga mälestuses ja muidu tema tütred, minu tädi, minu ema, kõik saadavad teile tervisi Californiast. Nad on muidugi nii vanas eas, nad ei saa ise siia tulla. Kunagi ma toon ema siia puhkama. Loodan, et see ikka teeb oma emale järgi, et see on ikka tükk aega veel tal ees. Ta on ise 95, et tal on siis 7 aastat veel, et oma emale järgi jõuda. Ei, 12 aastat veel. Ja ma mäletan, kui me matsime vanaema siia, siis pärast seda suvel me läksime tädi juurde ja tädi läks arstile, ta muigas ja ma ütlesin, mis viga, ta ütles, no ma olen 80 aastat vanem, ma pean 27 aastat siin niimoodi veel elama. Nii et ta on praegu kõvasti selle tee peal ja muide lihtsalt tänan teid kõiki ja mul väga au siin olla teie juures. Ja palun, et liigume nüüd siit kalmistuteed pidi edasi, et avaldada austust koos Karl Soonpääga hukkunud taluperemehele ja põllumajandustegelasele Herman Tikkopile. Viidatud samal päeval, 19. juunil 1944. aastal, kui maeti Karl Soonpää, sängitati siia Elva kalmistule ka temaga koos langenud talumees Herman Tikkop. Herman Tikkop oli üks aktiivsemaid kohaliku omakaitse tegelasi. Juba Kaitseliidu asutamisel 1924. aastal leiame ta selle ridadest. 1941. aasta suvel oli Herman Tikkop koos teiste oma mõttekaaslastega metsas Nõukogude vägedele relvastatud vastupanu organiseerimas. 1944. aasta suvel saatis omakaitse aukompanii oma lahkunud kamraadi viimsele teekonnale aupaukudega. Me mälestame Riigikontrolli poolt Karl Soonpää head sõpra ja naabrimeest, kes hukkus temaga 80 aastat tagasi.